Peppa. Mina olen põrsas Peppa. Ja see on minu väike vend Priidik. See on Noitsu emme. Ja see on Noitsu issi. Peppa. Lihtne teadus. Peppa mängurühm suundub mänguväljakule. Seis! Härra Härg, mida te meie mänguväljakuga teha kavatsete? Me kaevame selle üles. Härra Härg armastab kaevata. Tervist! Issi, mida sina siin teed? Mina teen härra Härjaga koostööd. Paistab, et härra Härg teeb ära kogu töö. Härra Härg lihtsalt ehitab uue mänguväljaku. Aga minu õlgadel oli raskem ülesanne selle kavandamine. Minul oli seejuures muidugi abiks teadus. See kõlab väga huvitavalt, Noitsu issi. See ongi huvitav. Kas saaksite lastele natuke lihtsat teadust õpetada? Suurima rõõmuga. Alustame ühest eksperimendist. Mis asi on eksperiment? Katsetamine, mis aitab välja selgitada midagi, mida me veel ei tea. Näiteks, kui mitu last läheb tarvis, et Preili Gazelle üles tõsta? 1, 100, 10 sadat. Need on kõik lihtsalt oletused. Aga mis siis õige vastus on? Ei tea, aga proovime järele. Kes tahab Preili Gazelle'i üles tõsta? Mina! Mina ei jaksa tõsta. Preili Gazelle on 1 lapse jaoks liiga raske. Proovime siis 2 lapsega. Ta on ikka väga raske. Preili Gazelle on 2 lapse jaoks liiga raske. Proovime siis 3 lapsega. Tore! Preili Gazelle'i ülestõstmiseks on tarvis 3 last. See oligi üks lihtne teaduslik katse. See oli vahva. Nüüd teeme järgmise katse. Jaa! Laduge klotsidest torn. Väga tubli, aga see torn kõigub pisut. Kuidas ehitada selline torn, mis ei kõigu? Tuleb panna suured klotsid alla, väiksemad üles. Suurepärane. Elevant Edmond on meil tark pea. Kas me võiksime veel katseid teha? No muidugi. Kes ütleb, mis on tema lemmikmäng? Porilampides üles-alla hüppamine. Mida on tarvis selleks, et moodustuks porilamp? Mulda ja vett. Mulda ja vett. Segame need kokku ja tekibki porilamp. Peppa, palun katseta seda lompi. See lomp on liiga kuiv. Lisame siis vett. Palun proovi nüüd uuesti, Peppa. See lomp on täpselt paras, mõnusalt porine. Ja porilompide tegemine käib umbes samamoodi kui betooni tegemine. Betoonist me teile uue mänguväljaku valamegi. Alguses on see pehme ja märg nagu pori, aga kuivades muutub kangeks ja kõvaks. Praegu on see pehme nagu kreem. Kohe näitan. Näete, see on täitsa pehme. Aga kes oskab öelda, mis edasi saab? Betoon tõmbab kõvaks. Täpselt nii. Kõvaks nagu kivi. Noitsuisi, kas te ei peaks sealt välja tulema enne kui... Üks hetk, härra Härg, ma räägin praegu lastega. Ja, aga... Näete, betoon on veel täiesti pehme, aga nüüd on see kõva. Kõik tänu lihtsale teadusele. Nii, härra Härg, ma kuulan teid, mis te öelda tahtsitegi? Seda, et peaksite ehk enne välja tulema, kui betoon kõvaks tõmbub. Noitsuissi jäi kinni. Olge murreta, Noitsuissi. Ma päästan teid sealt kohe välja. Aga kuidas? Kaevan mänguväljaku üles. Noitsuissile meeldib, kui teda betooni seest välja kaevatakse. Kellele siis ei meeldiks, kui teda betooni seest välja kaevatakse? Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Tompere.